Lähis-Ida sõda puhkes uue jõuga. Ameerika Ühendriigid andsid massiivseid lööke Iraani lõunaosas ja Pärsia lahes asuvatele objektidele, samal ajal kui Iisrael sooritas üle 100 löögi Liibanoni Hezbollah vastu. USA välisministeeriumi juht Marco Rubio ütles, et rahuleppe läbirääkimised võtavad veel kaua aega ning juba teisipäeva päeval avaldas Iraani kõrgem juht Ajatollah Mojtaba MNI uue sõjaga postituse. Avalduses öeldakse, et Pärsia lahe riigid ei hakka enam olema kilbiks USA sõjaväebaasidele ning ameeriklased ei leia kogu piirkonnas varjupaika. Tegelikult teatas Islamirevolutsiooni kaardiväekorpus, et nüüdsest pöördutakse tagasi otseste löökide juurde oma naabrite ja Ameerika sihtmärkide vastu. Ja siin on oluline kohe märkida, et vaid mõned tunnid enne uut USA poolt Iraani tulistamist arutasid Katari pealinnas Iraani pealäbirääkija Mahtabaha Hamad Bagir Ghalibaf ja Iraani välisminister Abbas Araghchi Katari peaministriga potentsiaalset rahulepet USA ja Iraani vahel. Kuid Iraan esitas taas vastuvõetamatuid nõudmisi, mille järel ameeriklased otsustasid sõda taas alustada. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like, kirjutage oma kommentaar selle video alla ja liituge minu Telegrami kanaliga. Petši Newsi kanal, link sellele on selle video kirjelduses. Ja sõbrad, kui te pärast selle osa lõppu arvate, et see video oli huvitav ja kasulik, olen tänulik teie toetuse eest selle YouTube'i kanali töös. Igasuguse annetusega selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanidel oleva QR-koodi abil. Niisiis, ööl vastu 26. mai, mõni tund pärast Iraani läbirääkijate kohtumist Katari vahendajatega Dohas sõja arutamiseks, andsid USA väidetavalt enesekaitselöögid, mis olid suunatud Iraani raketiheitete ja paatide vastu Hormuzi väina piirkonnas. Selle taustal teatas USA välisminister Marco Rubio kohe, et läbirääkimised Iraaniga sõlmitava kokkuleppe üle viibivad osaliselt kokkuleppe sõnastuse tõttu. Korrates Ameerika ametnike kommentaare selle kohta, et vaidlused Iraani tuumaprogrammi ja sanktsioonide tühistamisega seotud sõnastuste üle aeglustavad samuti protsessi. Enne kui me arutame otseselt rünnakuid, tasub meelde tuletada konteksti. Läbirääkimiste taustal paar tundi enne Iraani pommitamist esitas Trump oma plaanid rikastatud uraani hävitamiseks Iraanis, öeldes, et see kas viiakse Ameerika Ühendriikidesse või hävitatakse koha peal. Iraani ametnikud nõuavad, et läbirääkimised uraani üle võivad alata alles pärast seda, kui sõda lõpetav memorandum on kokku lepitud. Nädalavahetusel hakkasid Ameerika ametnikud kasutama fraasi "pole tolmu, pole dollareid". Ja tolmu all peavad nad silmas peaaegu 450 kilogrammi kõrgelt rikastatud uraanivarusid, mis USA arvates tuleb hävitada enne, kui Iraan saab väidetavasti kokkuleppest rahalist kasu. Rahaliseks kasuks on see, et Teheran on seadnud igasuguse võimaliku kokkuleppe eelduseks Washingtoniga $24 miljardi väärtuses külmutatud Iraani varade vabastamise. Pool summast ehk 12 miljardit tuleb vabastada kohe pärast memorandumi allkirjastamist, ülejäänud osa aga 60 päeva jooksul pärast kokkuleppe sõlmimist. Ja nüüd sõitiski Iraani peamine läbirääkija Mohammad Bagir Ghalibaf Katari, et kokku leppida selle külmutatud varade nõude täitmise mehhanismis. Uute rünnakute põhjal ei ole USA sellega nõus. Lisaks nõudis Trump Abrahami kokkulepete sõlmimist. Trump nõudis tingimata, et Lähis-Ida riigid allkirjastaksid Abrahami kokkulepped pärast sõlmitud kokkulepet sõja lõpetamiseks Iraaniga. Trump ütles, et arutas seda kokkulepet telefonikõnede ajal Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide, Katari, Pakistani, Türgi, Egiptuse ja Bahreini juhtidega. Lõpuks Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe andmetel olid teisipäeva varahommikul kohaliku aja järgi Bandar Abbasi sadamalinnas kuulda plahvatusi. Varsti pärast seda teatas USA keskväe juhatus kaitserünnakute läbiviimisest Hormuzi väina piirkonnas. Eriti Bandar Abbasis oli kuulda 3 plahvatust. Sarnaseid helisid registreeriti ka Pärsia lahes Siriki ja Jaski lähedal. Mõni aeg hiljem teatas USA keskväe juhatuse esindaja Timothy Hawkins, et Ameerika väed andsid lööke Lõuna-Iraanile. Edasi tsitaat.
Et kaitsta meie vägesid Iraani jõudude ohtude eest, olid sihtmärkideks raketilaskeseadmed ja Iraani paadid, mis üritasid miine paigaldada. Vastates küsimusele uute löökide kohta, ütles USA välisminister Marco Rubio, tsitaat, väinad teavad olema avatud, need saavad nii või teisiti avatuks, seega veel kord, nad teavad olema avatud. Hiljem samal päeval teatas Islami revolutsiooni kaardiväe korpus, et nad tulistasid alla Ameerika drooni ja sundisid veel ühe Ameerika drooni ning hävitaja põgenema. Jutt käis väidetavalt alla tulistatud MQ-9 Reaper droonist ja väidetavalt vahele võetud F-35 hävitajast Iraani kohal taevas. Samal ajal teatasid Iisraeli kaitsejõud, et nad ründasid öö jooksul enam kui 100 Hezbollah sihtmärki Liibanonis. See on veel üks märk sellest, et Iisrael liigub oma kampaanias selle relvarühmituse vastu agressiivsema hoiaku poole. Tahan kohe märkida, et see toimub Hezbollah sagenenud droonirünnakute taustal Iisraeli piiriäärsetele küladele. Seoses suurenenud ohuga on enamik Iisraeli piirialade koole praegu suletud. Teisipäeva hommikul avaldatud avalduses teatasid Iisraeli sõjaväelased, et nad ründasid relvaladusid, juhtimiskeskusi ja muid Hezbollah infrastruktuuri objekte Bekaa orus ja Lõuna-Liibanonis. Samuti on oluline märkida, et viimastel nädalatel on Iisraeli väed peamiselt hoidunud operatsioonidest põhja pool Litani jõge, järgides USA palveid, kes vahendavad otseseid läbirääkimisi Iisraeli ja Liibanoni vahel. USA peab samuti läbirääkimisi Iraaniga relvakonflikti lõpetamise üle ning väidetavalt on Iraan nõudnud, et Iisrael lõpetaks oma operatsioonid Liibanonis kui osa igast kokkuleppest USA-ga. Kuid kui USA taas alustas rünnakuid, ei jätnud ka Iisrael võimalust kasutamata. Ja just selle taustal tegi Iraani kõrgeim juht avalduse. Mahmoud Mojtaba Khamenei teatas, et Lähis-Ida riigid ei hakka enam olema Ameerika baasidele kattevarjuks. Kirjalikus pöördumises Islami Hadži hooaja alguse puhul rääkis Khamenei uuest korrast, mis kujuneb Pärsia lahe piirkonnas ja kogu maailmas. Edasi toon Khamenei tsitaadi. Ameerika Ühendriikidel ei ole enam turvalist varjupaika oma ebaseaduslike tegude ja sõjaväebaaside rajamiseks piirkonnas, vaid nad kaugenevad iga päevaga üha enam oma endisest staatusest. Iisrael ja selle juhid lähenevad oma armetu eksistentsi lõppfaasile. Ja konteksti mõistmiseks märgin, et Saudi Araabias on alanud iga-aastane palverännak Hadž, mis on üks 5 islami sambast. Islam nõuab igalt moslemilt, kellel on füüsiline ja rahaline võimalus, vähemalt korra elus teha palverännak pühasse Mekasse. Ja just selle taustal teeb Ali Khamenei selle pahaendelise avalduse. Ja juba tänapäeval Ühendkuningriigi merekaubandusoperatsioonide keskuse andmetel toimus Omaani rannikul tankeril plahvatus ja arvatakse, et Iraan on taas hakanud tsiviillaevu avalikult ründama. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Tellige see YouTube'i kanal, pange like ja vajutage kellukesele, et mitte jääda ilma uutest saadetest. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse, linkide ja rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Ja vaadake kindlasti ka kirjeldust, mul on seal teie jaoks väike üllatus, eriti neile, kes soovivad õppida võõrkeeli. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head!